Aleksei Tšerkassov, number 7 Kassim Aidara. Vaadatuna Roosnup ka seal keskpoolkaitses tegutses ja oleme küll teda rohkem harjunud. Vaatame selle olukorra siit ära ja 1-0! Paide linnameeskond läheb seda kohtumist 14. minutil juhtima. Jasper Uvaek-Pulam meheks, kes teeb Paide ridades skoori ning suurepärane tsenderdus, suurepärane peaga löök ja ei suutnud Starodubtsev seda palli sealt värava joonest eemal. Jasper Uvaek-Pulam keskelt nüüd Valgega mängib väga hästi kokku ja Uvaek-Pulam läheb kasti ja teenib sealt penalti. Paide linnameeskonnal kasutada siit penalti ning saab kolmanda kollase kaardi ka siit Sillamäe Kalev, Aleksander Omar Ellusjeni versus Mihhail Starodubtsev. Ja lööb postist sisse. Omar Ellusjeni realiseerib 11 meetri karistuslöögi ning viib Paide linnameeskonna siin esimesel poolajal juba juhtima 2-0. Roosnup nüüd natukene eksib siin ja hea šanss tekkimas kohe Sillamäe Kalevil ja Jevgeni Agabajev minemas vastase kasti suunas ning Novopašin siit võtab Sillamäe Kalevi mehe maha ning saab siit punase kaardi. Punane kaart tõuseb Kristo Tohveri poolt ning peab väljakult Paide mees lahkuma ning Tjapkinile mängitakse see löögi võimaluseks ja Deniss Tjapkin 50. minutil Sillamäe Kalev kasutab selle võimaluse suurepäraselt ära, väga hästi lahti mängitud karistuslöök ja Tjapkin on see mees, kes saab oma jala valgeks ning toob Sillamäe Kalevi nüüd Paide linnameeskonna vastu vaid ühe värava kaugusele. Evdokimov väga hea kannasööt leiab Sander Sinilaiu, aga sealt on Starodubtsevi keha ees. Saavin tuleb pall sinna tagumisse kasti ja sealt. Kerkviti kogemusega mehe jaoks väga lihtne pall ja nüüd kõik paneb nüüd sellise viske sinna ette, et lendab see ikka päris tugevalt üle poole platsi ja nüüd tuleb siit ka kaart hetkel Sillamäe Kalevile ja vabandab siin ka Aleksander Suhharov selle olukorra eest ning saab siit Roosnup nüüd tema vastast Tjapkin ja petab Roosnup ära ja tekitab löögi võimaluse endale sealt, aga hästi blokeerib lõpp. Jasper Uvaek-Pulam saab nüüd väga vabalt siin praegult. Maalov mängib siit lahti ja kohtunik on lisanud siis mängule 4 minutit. Ja nüüd Gert Kütt peab seal tegema Mark-Oliver Roosnup, temale veel kasutada Tomson ja Sahavaiko saab löögile ja Starodubtsev tõrjub. Aga kui Paide need 3 punkti siit juurde saab, mis on selle vilega nüüd ka kindlustatud, siis Paide linnameeskond